Ma arvan, et turniir oli iseenesest väga lahe. Tore on näha ikkagi kvaliteetset squashi ja ma arvan, et tase on väga tõusnud siis võrreldes aastatega. Et kõik naised on paremaks saanud ja kõik mehed on paremaks saanud. Mu enda soorituse kohta siis läks nagu ma võisin isegi ennustada, et enamus mängud on üsna lihtsad ja siis Aliisi vastu on alati niisugune närvesööv ja tasavägine. Turniir oli siis väga põnev, kindlasti kõik konkurendid olid seekord kohal. Ettevalmistused olid tehtud, ütleme niimoodi, et füüsiliselt siin viimane nädal midagi enam parandada ei olnud, et keskendusin pigem mentaalselt siis, et ennast ette valmistada, et nädal aega tagasi loos näitas alagruppide loosimine, et Reele Kommiga ootab mind ees poolfinaal, mis on teada kõva lahing alati meie vahel. Ütleme niimoodi, et ma olin keskendunud, ma olin mängus 100% ja ma arvan, et see lõpuks tõi ka edu selles poolfinaalis. Finaalis Anna Reinse vastu tuli ka 3-0 võit. Ma arvan, et Anna ei survestanud piisavalt ja siis ma saingi teha seda, mida ma ise tahtsin ja mis tõi ka lõpuks selle 4. meistritiitli. No väga rahule. Minu vanuse juures see on, ma vaatasin viimati, ma võitsin medali vist 2010 aastal, 8 aastat tagasi, et kui ma hakkasin 2 aastat tagasi uuesti mängima, siis mulle tundus küll, et siia poodiumile jõuda on suhteliselt võimatu, et hea kui saab jälle mängida, aga et nüüd 2 aastaga kuidagi tänu tugevatele konkurentidele, et on jõutud sinnamaane, et ma saan siin 3. koha peal olla, et päris hea tunne on. Kuidas oli finaal venna vastu või poolfinaal? Raske ikka Pauliga mängida, et selles mõttes mul on jällegi hea meel, et ma sain tema vastu geimivõidu ja täna ei jätkunud seda püssirohtu, et rohkemaks tema vastu, aga ma ei tea, võib-olla järgmine aasta jälle. Ja mis tõi medali 3. koha mängus? Mis tõi medali? Ma arvan, et see on et pärast seda, kui ma hakkasin uuesti mängima, et siin on nii palju mingeid erinevaid, tase on nii palju tõusnud ja selleks, et noorematega jaksata üldse midagi võidu teha, et siis on vaja teha lisaks squashile veel teha, ma ei tea, jõutrenni, kiirusetrenni, nii edasi, et kõik need asjad mingi viimase 2 aasta jooksul kokku panna ja alati ka see aitab, et ma alkoholi enam ei tarbi, et see on ka nii-öelda, ma tunnen, et on lihtsam liikuda 34-aastasena. Teine koht Kristjan Pettai, kuidas kommenteerid oma finaalmängu? Oleks võinud võita. Aga üldiselt on see, et üks asi jääb kõvasti kripeldama ja see on just see, et mitte ainult siin Eestigate finaalis, vaid ka eelnevatel välismaa võistlustel on pidevalt see, et ma suudan mängida endal mingi edu sisse, mingisugune 7-2, 5-2, 5-3, 9, on isegi 3. sees 3-4 punkti, isegi 4. olin ees. Ja mis siis juhtub on see, et hakkab tulema rumalaid otsuseid. Aga kõik kiidusõnud Paulile, et suutis mängida jumala hästi, olles ise kogu aeg pinge all. Tundub, et talle see sobibki palju paremini kui see juhtimine rallis. Et ongi see kogu aeg taga rallis. Tempo oli ka päris hea. Tegelikult ma olen rahule.
see oli hea mäng. Pealtvaatajatele ka meeldis ja mul endal oli lõbus ja on midagi hullu. Sest, et aasta aega sai väga tõsiselt trenni tehtud selle nimel, aga Euroopakad on ka veel tulemas. Ja meil on ühtlaselt tugev tiim ka, et selle üle on meil eriti hea meel. Kõik peavad üksteist edasi suruma. Ja seda me oleme ka teinud. Loodame, et Jaanus ka paraneb ära, siis saab teha mingi hea lahingkond ja saab Riias. Nii 2018 Eesti meister Paul Piik, kuidas kommenteerid finaali ja kogu turniiri? Kogu turniir oli mulle selles mõttes kasvavas hoos, et alguses pidin veits selle jala pärast just muret tundma, et mul on siiani luuümbrise põletik ja siis iga mänguga sain seda tunnetada, et kui hästi ma saan liikuda edasi-tagasi. Ja finaalis unustasin täiesti ära selle jala, et oli ilmselt kas siis elevus ja oli ka juba õppinud ennast vastavalt liigutama, et ei oleks see kõige valusam samm. Ja finaal oli väga enda jaoks ka närviline, et ehkki on 10. meistritiitel, siis ma ütlen, et 9. tuli oluliselt lihtsamalt, et siis oli kuidagi lõbus mängida, oli lahe rünnata ja oli palju kuidagi ägedamaid punkte mu enda jaoks, aga see 10. oli siuke pinge oli endas sees ja väga palju pidin tegema just sellist musta tööd.